kolleegi soovitusel väike ülevaade siis Cupra elektriautost Born. Kõigepealt seda on siis saadaval 45 kilovatise, 58 kilovatise ja 77 kilovatise elektrimootoriga ja arendavad nad siis 110, 150 või kuni 170 kilovatti võimsust. Disainilt väga äge, üks minu lemmikuid autosid ja ka tuleb öelda, et ka sõidumugavuses täiesti tasemel. Ta küll võib-olla liigitub sellise väikse autona, aga pärast kui salongi lahti teeme, siis on näha, et tegelikult on seal autos ruumi kui palju. Et siin vuramisega on ta küll pisut mustaks saanud, aga ei muuda asja. Et väliselt ma ei oskagi nagu mingit miinust välja tuua, et kui ma endale selle ostaksin, siis ma tõenäoliselt ostaksin vähe kõrgema rehviga. Asfaldi peal selle 20 tollisega on nagu väga mõnus sõita, aga Eesti teedel ja ilmastikuga oleks võib-olla kõrgema rehviga vähe mõnusam. Oma väiksest või siis suurest vennast ID3-st on ta kindlasti väga, väga palju ilusam. Ja erinevad disainielemendid teevad selle auto nagu hästi nauditavaks. Kui salongist rääkida, siis on selline esimene display on selline minimalistlik ja samas väga ägedalt liigub koos rooli, kui rooli samas liigutada. Siin on palju selliseid elemente, mis Volkarile ja Seatile nagu on iseloomulikud. Istmed on sellised väiksed nagu korvistmed. Täitsa mugav on istuda, sellel sõidukil on ka istmemassaaž, elektrilist istmed ja saab istet igas suunas liigutada. Et mis võib-olla oli miinus on see, et kui on natuke suurem inimene, et siis ta on suhteliselt selline kitsas ja see äärmine padi on vähemalt minu jaoks liiga pehme, et ta kipub nagu tagumiku alla rulluma, et ta võiks olla nagu natuke tugevam ja see toetaks ka seda nii-öelda selga ja tagumikku võib-olla roolis vähe paremini. Muidu kõik vidinad asjad on olemas, et nagu ikka tänapäeva sõidukitel, et muuda mida tahad, seadista mida tahad, tee endale profiile, seadista juhiabisüsteeme ja kõike muud. Suur funktsionaalne keskmine sahtel, käetoajal, telefonikoht ja laadimisvõimekus. Cupral ise loomulikult rooli peal suured nupud sõidurežiimide muutmiseks ja niisugused minu jaoks natuke kummalised nupud. Eks need ei ole otseselt nagu vajutatavad nupud, vaid sellised nagu liugnupud. Alguses väga raske aru saada või tunnetada ja üldjoones peaks nagu niimoodi nükates neid liigutama. Ja on juhtunud, kui roolil kätte hoida, et siis olen suutnud siin käega kiirushoidiku nuppu näiteks ülespoole või allapoole liigutada, et see võib olla selline asi, mis mulle väga nagu ei istunud. Samas sõidu mõttes kordki on tehtud nii-öelda käigukang nagu õiget pidi, vähemalt minu jaoks, et kui sa keerad ettepoole, see auto läheb ikka ettepoole ja kui sa keerad tahapoole, selle tahapoole ja otsale vajutad, siis pargib. Et päris paljudel on see jäänud nagu siia roolisamba külge niipidi, nagu on tavaline käigukang enamustel autodel, siis keskkonsoolis. Istud sisse, vajutad aga pidurit ja sõidab ja kui oled parkinud, astud välja, siis jääb seisma, et tegelikult mingi start-stoppi ja võtit nagu kuskil kasutada ei ole vaja. Ees on ruumi piisavalt, et nii suuremale kui väiksemale inimesele. Ja praegu on mul see iste suhteliselt taga, et siis ka taga tegelikult jääb päris palju ruumi, et kõrvalistuja on sellises asendis nagu tavaliselt sõidetakse, et see juhiiste on praegu natuke tagapool, kui mina oma 180 sentimeetriga vajan. Eks seal ongi ruumi väikse auto kohta piisavalt ja tegelikult võrreldes päris paljude autodega on ka seda pagasniku ruumi siin nagu omajagu, et alumise ruumi võtavad pigem siis ära igasugused laadimisjuhtmed ja selline asi, nii et tegelikult väga ideaalne auto. Või sõidu mõttes ma vaatasin, et ta võtab kuskil circa 18 kilovatti 100 kilomeetri kohta. Et nendel autodel on siis akud 45
kilovatti oli kõige väiksem, see oli 58 ja see oli 77. Et sellise 18 kilovatise tarbimisega see konkreetne isend sõidab natuke üle 300 kilomeetri. Seega pikemaid otsa tehtud ja tõesti isegi olemasolev laadimisvõrk annab võimaluse selle autoga tõesti normaalselt hakkama saada. Aga muidu väga okei, et on kuulda, et siin on tulemas autosid, mis hakkavad siin ka 15 kilovatti juurde võtma 100 kilomeetri kohta. Aga jah, see masin hetkel siis selline ja sai ka kõrvutatud ID3-ga, et see masin näeb ID3-st ikka oluliselt palju ägedam välja ja Cupra disain on väga kihvt. Nii et igal juhul, kui see meeldib ja kui on soov osta, siis see tõesti on väga kihvt auto.